Nüüd kõigil, kes meiega liitusid nüüd hiljem ja kes ei ole veel näinud meie uut veebilehte või siis üldse natuke infoga kaasas olnud, siis tegelikult First Lego League kui selline hakkab nüüd hõlmama kolm programmi enda all. Enam ei saa öelda, et see võistlus, mida me siin ette korraldame või mille väljak minu ees siin on, et tegemist on First Lego League võistlusega. Ta kuulub First Lego League programmi, aga tegemist First Lego League Challenge võistlusega siis. Ja alates siis tegelikult eelmisest hooaja keskpaigast tulid meile väiksed noodid, et tuleb brändingu muutus, asi läheb ühtse egiidi all ja nii edasi. Ja sellepärast oleme jõudnud sinna, kus me praegu oleme, et meie veebilehed on natukene uuenenud, nagu ma juba enne mainisin, firstlegoleague.ee on meil siis maandumisrada või maandumispaik ja sealt edasi saad siis valida, millise programmiga tahad tegeleda. Kõige vaesemas seisus on hetkel First Lego League Discover programm, sest tema veebileht on me kõige vähem saanud omale uuenduskuuri tehtud. Aga ametlikult Firsti silmis on see, et 2021 maikuus peab olema kõik partnerid, kõik veebilehed peavad olema uue näoga. Nii et mul on natukene aega, ütleme nii. Et näete siin 3 uut logo, siis need logo variatsioone on natuke rohkem, aga kuhugi pole kadunud minu lemmiklogo First Lego League, ehk see on siis olemas ja see on selline läbiv logo ja räägime siis programmist ja siis need liiguvad selle First Lego League programmi alla. Siis eelmisest aastast tuli meil juurde siis First Lego League Discover programm, mis on siis kohe näitame. On meil sellised vidinad meeskonnale ette nähtud ja Discover on siis meil lilla ikooniga ja Discoveris see on mõeldud vanusele siis ütleme 4-6, aga võib olla ka natuke noorem, kui tunnete, et talle meeldiks tupakotsidega mängida, sellega midagi asjalikku teha. Ja nagu sõna Discover ütleb, et see on niisugune avastamine, et esimene avastamine on niisuguse mõtestatud, ütleme siis, tegevusse, kus on mingi teema olemas, on olemas mingid klotsid, seal on olemas mingi juhend ja nii edasi. Et see on siis Discover komplekt. Tegemist tupla komplektiga saab ehitada ka üks ägedad vidinaid. Ja siin sees on ka võib-olla Triinu Grossmanni sulest, ütleme nii, siis Eestis tuntud Sixbricks klotsid, ehk siis need 6 klotsid, 6 erinevat värvi klotsi, just tupaklotsid. Siis üldiselt, mõni küsib ka, et kas Discoverit eelmine aasta me tegelikult natukene piloteerisime ja ma tean, et tegelikult kõige suurem piloot on Discoveri üritusel täna. Peaks olema äkki kas Kiili koolis või kuskil seal kandis, ma ei ole kindel, aga ma tean, et Liia Lammas teeb seda. Et siis ma tean ka, saan mingi videomaterjali või pildimaterjali, mida tegid, kuidas teil läks, et sellest ma võib-olla annan teile teada või Liia ise teada. Et natuke oleme piloteerinud seda, üritame see aasta võib-olla natuke rohkem teha, aga fakt on see, et erinevalt teistest üritustest siis Discover on mõeldud teie enda huviringi, teie enda lasteaeda, et ei tule lastega sealt välja. Ja ta on hästi väike, teete midagi ära, näitate oma lastevanematele, võib-olla näitate teistele rühmakaaslastele, mis te teinud olete, kuidas seda asju teete. Mingi maksimum 1-2 tundi näitate oma mudeleid ja räägite selle teemal, mis asi on selle aasta teemaks siis Playmakers, ehk siis mida see tähendab teie jaoks. Siis järgmine oli meil siis vana nimega First Lego League Junior ja tegelikult juba eelmine aasta oli ta uue nimega First Lego League Explore. On siis vanusele 5-9. Ametlik Ameerikas on 6-9, aga Eesti lapsed on väga tubli, et ka 5 aastane, kes tunneb juba, et tuplakots on juba jäänud natukene liiga suureks käe jaoks, tahaks väiksemaid klotse. Siis selle jaoks on olemas First Lego League Explore ja on olemas inspiratsioonikomplekt. Ja siin on siis tavalised Lego klotsid juba. Saab ehitada inspiratsioonimudeli, siin sees on muid vidinaid veel, millega oma tunde rikastada. Et on see variant. Ja nagu ütlesin, vanus oli olemas seal. Nagu sõna Explorer ütleb, siis hakatakse juba uurima mingit teemat ja selleks teemaks see aasta on siis Playmakers. Uurime, mis seal tehakse. Erinevalt First Lego League Challenge programmist, et ei pea pakkuma välja mingit innovatiivset lahendust. Et varasemalt aastatel näiteks meil olnud samamoodi mingi loomade ja kui mul oli inimeste loomade liit, siis seal oli sellel, ütleme siis nimetatud Explore programmis te uurime, kuidas need omavahel suhestuvad inimene ja loom, kuidas neid paremasteks teha, vaid lihtsalt vaatasite mesilastega seotud keskkonda näiteks. Uurisid selle kohta, lihtsalt ongi põhimõtteline uurida, teada saada mingeid huvitavaid asju, mingeid uusi asju ja nii edasi.
ja erinevalt siis Discovery programmist, kus on ainult klotsid ja ütleme niimoodi, et tehnoloogilist vidinat seal kõrval ei ole, siis Explore programmis on kasutusel siis viidurobotid. Need on nagu põhimõtteliselt kohustuslikud. Kui te tulete näitusele, siis teie mudel võiks olla liikuv, seda võiks liigutada siis kas Viidu 2.0 või vana Viidu ja sellega nagu asi piirdub. Et Eestis on olemas ka muid komplekte ja Eesti on nagu mina isiklikult olen lubanud tulla ka tehniliste komplektidega, tehnilisi akupangaga, võite tulla ka Spy'iga, mõni tulla isegi NXT robotiga. Mul on põhiline see, et lapsed saaksid aru, et see mudel nad ehitasid, seda on võimalik nagu liikuma saada ja sinna kõrvale selle mudeli, inspiratsioonimudeli ümber ehitada nagu oma see hooaja mudel suurem. Ja siis meie korraldame siis, meie või siis meie kohalikud partnerid, sõbrad korraldavad näituseid ja näituse saab tulla siis oma mudeliga, teete oma meeskonna plakati siukse mudeli suurem ja sellega saate siis näidata, mida me tegime hooaja ja kuidas meil läks. Ja erinevalt ka Discovery'st, kus teie enda lasteaiakasvataja ütleme, räägib, et no tegime seda, te olete väga tublid, siis Explore programmis on eraldi tunnustajad, kes siis annavad tagasisidet teie meeskonnale, et siuke esimene esitus ja kadalipp teile eluks, aga jällegi õpetab palju ja nii edasi. Ja kolmas variant siis First Level programmis on First Level Challenge. See tuleb ka meile varsti ette. Nii, tuli. See on siis 96 aastatele mõeldud. Need, kes on juba siin vanad olid, nemad teavad, mis on uued, kes on uued liitujad, siis nemad saavad vaadata meie videot siis järgi ja saadame tegelikult slaidid teile. Või panen üles slaidid meie kodulehele, et saate sealt vaadata, mis asi on see First Level Challenge programmi. Aga erinevalt sellest kahest teisest, kus me oleme näitusel, me oleme kõik võitjad, me saame kõik medalid, teeme ägedaid asju koos, siis tekib challenge'il nagu ka välja, kus see ütleb, et tekib võistlusmomente, et kõik saavad küll medalid, aga me ikkagi valime välja ka parimad ja sealt edasi. Reaalsused teemad, probleemid, eksperdid, esitlused, külaskäigud, kõik siuksed asjad tulevad juurde. Ja loomulikult kõige suurem asi on see robotimänge, et enam ei ole viidurobot, vaid on siis kas Spike või siis meil tuntud sõber juba EV3 ja sellega siis saab lahendada missioone, nii et siuke programm läheb järjest keerulisemaks. Miks asi nüüd niimoodi ühe giidi all läks, on tegelikult väga lihtne, et mingi hetk oli siuke junior programm, mis oli Discovery juurde, asi läks nagu kuidagi nagu laiali valgus. Et nüüd on nagu üks giid, First Legoli ja siis saadki, kui sa oled nagu noor ja hakkaja, hakkadki lasteaias pihta, kõigepealt Discovery'ga, vaatad neid klotse, võtad järgmised klotsid, võtad robotid juurde ja nii edasi, et sa saatid põhimõtteliselt terve oma haridustee siis tegeleda First Legoli huvitavate programmidega. Et see on siis see mõte, mis läksid ka ühise giidi alla kõik. Nii. See pult töötab, mingit restarti taha. Siis lähme siis selle hooaja teema juurde siis, et juba enne ka ütlesin välja, et tegemist on First Legoli replay hooajaga ja kui me oleme vanasti üritanud asjad tõlkida nagu, et noh, meil on siin linnaloojad ja kosmosemissioon ja mis iganes asjad meil on olemas, siis no, ma üritasin oma peas nagu tõlkida replay'd, sõna-sõnad see tähendab hoopis midagi muud, tegelikult nagu ametlikult tähendab, sellepärast kirjutatakse niimoodi teistmoodi, et re ja play, et umbes taas mängime, aga konsulteerisin ka inglise filoloogiga, kes istub sealpool teisel pool ekraani Mariaga ja tema ütles ka, et nagu no ei ole siukest väga hea, milles oleks nagu hea sõna, et siis mõtlesime see aasta võib-olla jätame ta replay'ks. No, me ei ole 100% kindlad, aga üldiselt, kui me oleme materjali teinud ja tõlkinud, siis hetkel ta on siis replay hooaeg. Play iseenesest nagu lastele ja ka täiskasvanud võiks olla nagu siuke tuttav nimi, et isegi noh, vanasti kassettmaki peal oli play nupp, et noh, võiks olla nagu tuttav. Räägin natuke neist hooajast ka, et mis on siis selle hooaja nagu murekohta, et kas te võite vabalt käe tõsta püsti, ma kellegi ekraani peal ei näe, aga kõik on näinud seda multikat, on ju. Tegemist on siis Walli multikaga. Praegu mõtlen, ma ei ole ka oma pojale seda multikat näitnud ja ma pean selle ära parandama, aga väga lahe multikas. Ja mis oli selle multika murekoht siis? Meil oli üks robot, kes oli jäetud üksi ja tegi seal tööd ja kuskil mujal oli siis inimkond, kes tegelikult, olgem ausad, oli selline. Et sõitsid oma, mis on mõnik päris ägedele nagu liikuvad diivanid on ja noh, veits lõõnutavad mind, siis näete, et ma olen ka ikka päris replay hooaja ootanud juba, et kõht on suureks läinud. Et ühesõnaga inimesed liikusid vähem,
sõid mingit, no ma ei saa öelda trämpsu, aga nad sõid seda, mis neil seal uues keskkonnas oli hea kätte saada. Vaatasid omal multimeedia ekraani pealt telekaid ja nagu meil praegugi, lapsed tihtipeale kõnnivad juba vastu puud, kui vastu posti, nägu on telefonis. Ja nad kõnnivad muidugi, see on veel parem, aga tihtipeale nad lihtsalt istuvad kuskil, hängivad vahetunni ajal samamoodi ainult telefonist, mängivad oma mänge ja tegelikult see on nagu probleeme. Probleem on selles, et inimeste tervis lihtsalt läheb kehvemaks. Ja on hea teha küll hooaeg, et teeme mingi inimese tervise hooaeg, nagu meil kunagi oli Body Forward, ehk kuidas inimese keha parendada. See oli siis see aasta, kui küll mitte Lauri ei käinud, aga Sven käis oma tiimiga, Sveni tiim ja Leivo Sepa tiim paid kokku ennast ja läksid esimest korda mitte piloteerima, vaatama, mis asi on First Legoli programm. Ja tollel hooajal siis uuritab inimese keha, aga sellel hooajal ei ole nagu inimese keha uurimine, vaid tegemist on siis replay ehk siis mängime nagu uuesti ja läbi mängu me üritame siis inimest saada aktiivsemaks. Ja nagu siin tegelikult siin vooli pildi peal on näha ja inimene seal, ta ei liigu, ta ei viitsi midagi teha, joogama Coca-Cola seal heal juhul, mitte mille Coca-Cola vastu oleks. Aga ütleme, see ei ole see tulevik, kuhu mina arvan, et me tahaksime kõik minna. Te võite nõustada või mitte. Aga see selleks. See on siis nagu murekoht. Ja kuna me seda murekoht siis lahendama hakkame, on siis tegelikult see, et me üritame läbi mängu saada inimesi rohkem aktiivsemaks. Sest kõik teavad, et mängimine meile meeldib. Võite öelda, et ka mobiilis mängimine, aga teeme seda niimoodi, et see oleks nagu siuke mõtestatud ja et me oleksime seal mängu jooksus aktiivsemad. Et Rasmus, ma võin sulle öelda, et see pult ei tööta mulle kahjuks. Veel. Sa panid praegu edasi, jah? Nii, ehk siis mul ei tööta see. Ma pean Rasmus hakkama piinama. Nii, ehk siis murekoht. Inimesed ei ole aktiivsed, miks nad pole aktiivsed, kuna me saame seda muuta, mis on nad kaasa tuleb ja nii edasi. Ja mõtlen siis selles, et läbi siis erinevate mängude meetodite, sõnumite, mis on üks mängulised ja nii edasi, et läbi selle siis muuta seda inimesi rohkem aktiivsemaks. Ma rohkem seda väga palju ei peatu, sest ma tean, et Maria tegi väga hea ettekande selle kohta ja tema rääkis sellest kindlasti paremat, nagu rohkem. Aga me tahame selle sõnum on see, et aktiivne olemine peab olema inne. Et tuleb rohkem liikuda ja nii edasi. Ja seda, kuidas seda teha ägedasti, mõnusalt, kõigile meeldivalt. Selle hooajal on siis meil erinevad materjalid, et robotimängu väljak. Selle mõttes hea materjal, et siit saab päris palju inspiratsiooni. Siis on meil väljakutse tutvustus, mis on siit pisikene materjal. Enam-vähem paari, ütleme 1-2 A4, millega tegemist on. Siis järgmisena on meil siis võistkonna kohtumiste abimees ja võistkonna kohtumised, kes enne vaatas, siis ma rääkisin meeskonna kohtumistest. Võistkonna kohtumiste abimees, mis on mõeldud juhendajale, juhendaja saab siis nitti, mida tunni ajal, mida oma meeskonnaga teha. Ja meeskonna jaoks on välja mõeldud siis teadlase töövihike. Ehk siis seal on kirjas ja erinevad nii käelised harjutused kui ka üleüldse nagu suunatud robootika poole, vaadatud, kuidas nagu projekti paremini teha ja nii edasi. Et see on nagu suunatud siis teadlase töövihikusse. Et samamoodi tunni ajal, mida võiks meeskond teha. Ja siis kui veel siin, kui mitte eelmine aasta tegelikult ka vist juba oli teadlase töövihikusse pandud ka robotimängu asjad, siis nüüd eraldi on olemas robotimängu reeglite raamat, kus on siis kirjas kõik robotimängu reeglid, missiooni kirjeldused, missiooni palju punkte annavad, missioonide paigutused, mida robotiga teha tohi, mida ei tohi teha, nii et eriti algajad juhendajad ise tutvud kindlasti, aga laske lastel tutvuda nende reeglitega nagu nii palju tahate. Ja siinkohal ka muidugi ütlen ära, et kindlasti kui on küsimusi, midagi jääb segaseks, siis võite küsida nii Rasmuse kui minu käest, et eelkõige Rasmuse käest, aga võite minu käest küsida, et kas nii on õige, et julge küsiga või saatke lapsed küsima selles mõttes, et las nad kirjutavad meile, saadavad mingi videosi. Kõige kogenenud juhendaja meil, ma julgen arvata, on ikkagi meil Lauri Vilibert ja tegelikult tema alluvad, kui nii võib öelda, siis tema meeskond. Neil on iga kord hästi palju küsimusi ja nad ilusti saadavad videosi ja küsivad ja teevad. Ja see on nagu, ütleme, kui muidu võib-olla tundub, et kui sa küsid, saad võist nagu võib-olla lahja või midagi, siis selle programmi puhul ka tippmeeskond küsivad palju, sest neil ongi juba siuksed küsimused, mida nad kohe ei saa sellest töövihikust. Küsige, helistage, kirjutage ja edasi. Siis on kindlasti palju videomaterjali, mida me järk-järgult tõlgime ja lisame oma YouTube'i kanalisse Robootika Eesti.
abimaterjale, linkide näol, millest Maria räägib kindlasti lähemalt ja eksperdid, et kui tegemist on niisuguse sportlikumate eluviisidega, liikumisega, mängulisusega, mis iganes, siis tegelikult, kui te natuke hakkate süvenema sellesse teemasse ja millest võib-olla kindlasti Maria räägib teile, et siis eksperte leida tegelikult ma arvan, et on kindlasti lihtsam kui kosmoseteemale, kus tuli meile üks oli ta astronaut teatud Ameerikast, tuli Eestisse ja siis palju saanud temaga kohtuda. Et kindlasti on lihtsam siis eksperte leida, nii sportlaste, tippsportlaste, füsiode, mis iganes inimeste käest. Ja, kasvab paku edasi. Natuke räägin siis hooajast ka. Põhimõtteliselt, mis on siis nagu kulu teile kui juhendajale meeskonnale, on see, et sellel aastal, võite ka öelda, ka eelmine aasta on väljaku maksumus 150 eurot pluss transport see 5 eurot seal juures. Et kes tellib 10 väljakut korraga, siis seal vaatame, mis transpordihind tuleb, aga ütleme midagi sellist. Et kui eelmine aasta me reklaamisime välja niimoodi, et väljak maksab 150 eurot ja selle sees on ühe meeskonna registreerimistasu, siis sellel aastal me ei ole kindlad, kas turniirid tulevad, seda esiteks. Ja number 2 on see, et nii kahju, kui see ka pole, siis meie MTÜ Robotika oleme ikkagi puhtalt projektipõhised. Et siiamaani meid on toetanud Euroopa Liit, haridusministeerium siiamaani meid toetab, aga kuna me oleme suuresti programmi läbi viinud Euroopa Liidu toele, siis lihtsalt 2020-2021 on Euroopa Liidu toetusmeetmetes paus. See on ikka vaheaasta ja tegelikult meie eelmine Teeme Plus projekt, Euroopa Liidu projekt lõppes ära. Nii et kui päris aus olla, siis meil ei olegi turniiride korraldamiseks mitte mingit finantsi see aasta. Jah, loomulikult see on meie töö leida sponsoreid, leida toetajaid ja kindlasti olen tänulik neile, kes meil on alles või keda me saame siis juurde. Et me kindlasti tegeleme sellega. Aga fakt on see, et turniire me ei saa niimoodi ära korraldada. Ja see väljak pind 150 eurot, selle kuulub siis teile väljak, tõlgitud materjalid ja tegelikult peaks kuulama ka siis medalid, mida te siis kas turniirile või siis virtuaalselt peale seda saate oma meeskonnale. Et muud seal ei ole. Näiteid eelmine aasta Heilo kindlasti, need, kes olid juba kogenud juhendajad, need teavad, et Heilo eelmine aasta tegi väikse ümarlaua, kus ta rääkis muust maailmast ja siis tänu sellele, et meil on ikkagi Euroopa Liit, meil on haridusministeerium, meil on olemas, ütleme, võiks öelda, et me teeme seda tööd, nagu me oleme teinud siiamaani, et me oleme 10 aastat suutnud teile pakkuda programmi niimoodi, et ostate Lego mudeli ja väljak ise ja kõik ülejäänud nagu meie poolt, siis mujal maailmas see väljak iseenesest maksab meeskonnale umbes 250 eurot ja selle sees pole mitte ühtegi registreerimistasu ja registreerimistasu hakkab seal umbes 100 eurot nägu inimese kohta, et üldse turniirile saada. Seda nii kvalifikatsiooniturniiri, seda nii finaalturniirile. Ja kes on käinud välismaal meiega, Lauri on mitu korda meiega, et mis juhtub Saksamaal see sinna jääb, Lauri teab seda. Et sõna on tahtsid selleni jõuda, et seal on turniiri tasu inimese kohta umbes 180–250 eurot. Ja, et keskmine 250 eurot inimese kohta, et lihtsalt sa lähedki ja oled 3 päevad selle üritusele. Mõni meist on käinud Ameerikas. Ameerikas turniiri tasu jääb, kui ma nüüd ei eksi, $1000 terve meeskonna kohta, aga seal ei ole sees toidlustust. Et heal juhul antakse sulle ühe korra pitsate. Ja loomulikult selle sama 250 euro sees ei ole ka majutust ega mitte midagi muud, et lihtsalt ongi maksad ära ja saad väga hea turniiri. Eestis ma seda numbrit ei tea, mida me kohaldama hakkame. See oleneb palju sellest, et kas me teeme turniirid, ehk siis ma ei saa küsida teilt raha, et sellepärast ma ei tõsta ka seda platsi hinda näiteks 200 peale, et umbes seal on 5 inimese turniiri tasu sees ja siis me ei ühtegi turniiri, me tagasi maksma. Et me vaatame, kuidas see elu ja olu siin läheb nii COVID-i kui COVID-ita ja kui on vähegi võimalik, me teeme füüsilised turniirid ja siis me oleme sunnitud, muidugi vaatame, kuidas meil läheb, palju me saame sponsorid toetajaid omavalitsuste näol, võib-olla niisama. Et siis vastavalt sellele tekib olukord, kas on äkki meeskonna tasu, ühe liikme tasu näiteks 10 eurot, 15 eurot ja nii edasi. Et mida see sisaldab on väga lihtne, teie lõunasöök esiteks ja võib-olla ruumirente. Et ülejäänud asjad ja võib olla ka see, et Rasmus kui vabatahtlik saab süüa seal. Aga seda vaatame. Et lihtsalt see info tuleb natukene hiljem, et kes juba teeb mingid eelarve, siis te võite arvestada vaikselt sellega, aga mine tea. Kui me teeme asju virtuaalselt, siis ilmselt need numbrid jäävad ka tulemata. Vist on üks slaid veel. Ja,
Natuke selle kohta, mis on uut, siis ma ei räägi selle kohta, mis on robotimängus uut, sest seda räägib Rasmuse ja tal on väga hea materjal selle kohta. Aga ma tean, et on nii ja naa, on robotimängus ka uusi asju, et on mida oodata. Siis ma räägin natukene siis üldise poole pealt. Esiteks on see, et tere brändiga on meil uus siis, ja seda me nägime. Tänu sellele on meil veebilehed uued, siis natukene muutus uuemaks, kui tegelikult eelmine aasta oli see, kes eelmine aasta jättis vahel, see aasta uuesti liitub, on see, et kuidas me üldse meeskondi hindame. Ja seal oli tuli uus reegel juurde, et kõik 4 osa on sama võrdsed ja tekivad iga osa eest, mis sa saad nii hindamised, nii robotimäng, disain, innovatsiooniprojekt kui ka põhiväärtused. Meeskond saab pingereasse ja sealt liidetakse kokku teie tulemused ja siis tuleb see Eesti meister. See oli eelmine aasta juba uus. Siis see aasta peaks olema uus see, et me ei anna välja erinevaid auhindu kategooriad, meil ei ole enam näiteks esitluse karikat, vaid tuleb ikkagi terve innovatsiooniprojekt ja sealt saad siis esimest 3 kohta välja anda. Olen siis turniiri suurusest. Et on siis ikka nipet-näpet karikate koha pealt. Natukene uuem variant on see, et hindamise koha pealt on meil kindlasti, mis tuleb ära mainida, on hindamise maatriksid. Need on uued, need me tõlgime ära eesti keelde, et need hetkel veel ei ole, aga tulevad lähiajal veebilehele ja hindamise maatriksid on uued. Natukene, minu jaoks, kui ma esimene neid vaatasin, tundusid loogilisemad, sellised vähe viisakamad, vähem teksti, rohkem sellist, ütleme siis hindaja jaoks natukene kergem sinna võib-olla neid linnukesi panna. Ja kui on hinda jaoks kergelt linnukesi panna, see kindlasti ka meeskonnal kergem aru saada, mis seal tehti ja kuidas käis. Ja hindamise koha pealt uus asi on see, et eraldi ei ole enam roboti disaini hindamispaneeli. Ehk siis enam te ei näita oma robotit, vähemalt globaalne standard ütleb, et enam ei hinnata disaini selle väljaku peal, vaid kogu hindamisprotsess läheb ühte hindamispaneeli, ehk siis üks tuba, tuled sinna sisse, andaks teile 2 minutit aega, et ennast üles säitida, võib-olla küsitaks ka, mis meeskond ole, kuidas läheb, kas kõik on hästi, tõmme nukid. Kui turniiris me ilmselt tõmme küünarnukid on. Ja siis antakse teile 5 minutit, rääkige oma innovatsiooniprojektist, teete oma esitluse, tuleb 5 minutit küsimustik, siis antakse teile 5 minutit seletada oma roboti disaini, näidata oma robotit, näidata oma programmi, teete üks roboti kohta oma esitluse ja me veel natukene arutame seda Rasmusega, kas me võtame väljakult ka sinna samme hindamispaneeli, saab näidata füüsiliselt, mida teie robot teeb. See on üks asi. Võib-olla see, et räägite teoorias oma robotist, me näitame robotit, mis Jupiter küljes on, mida ta teeb, palju ta punkte saab nii edasi ja näitame programmi. Ja võib-olla me vaatame hiljem robotimängu järgi, et kui me midagi jääb segaseks, me näeme robotimängus, mida teie robot päriselt teha oskab. Ja midagi sellist. Ja siis on jälle küsimuste voor. Küsime, kui te ei seleta teile midagi ära, näiteks programmi kohta või midagi, siis me okei. Mis see tähendab? Välja sa täpsustama küsimust, mida sa täpselt mõtlesid ja mis asi on lähiajal? Lähiajal, jaa, see on hea küsimus. Ütle nüüd järgmise nädala jooksul. Paari päeva jooksul. Nädal. Ütleks eest ära. Maria tõlgib, et järgmine esmaspäeval kell 2 on valmis. Nii, aga tagasi jutu juurde siis. Ehk siis küsimused siis robotidisaini kohta. Peale seda on teile 3 minutit aega, et lahendada ära siis meeskonda ülesanne ja peale seda on siis veel 5 minutit aega, et rääkida, anda meeskond tagasisidet, kuidas teil läks, mida te tegite, võib-olla küsime juurde mingi põhiväärtuste kohta ja nii edasi. Ehk siis füüsiliselt teie jaoks hindamissessioon näeb ette pool tundi ühes ruumis, kus on rohkem kui 2 hindajat ja teete selle asja ära ja teie jaoks hindamissessioon saab läbi. Saate nautida jälle boksis olemist, lähete teisi meeskondi, saate seal chillida ja robotimängu tegeleda. Siis enne kui ma ära ei unusta kindlasti, on siuke asi nagu dual lock, ma kirjutasin sinna üles ka. Ehk siis kõik, kes on saanud see aasta juba väljakud kätte, siis võib-olla mõni on tähele, siis teie väljaku sees olev need takk ja kinnitused ehk dual lock on natuke teistsugune kui eelmine aasta oli. Need punnikesed on kuidagi nagu natuke suuremad ja nad ei jää nii hästi kinni. Tuli tegelikult noot, et terves, kuna see dual lock on siis 3M poolt välja töötatud, siis neil juhtus midagi selle partiiga, mida nad vabatahtlikult, nad annavad tasuta need dual lockid tervele first level'i meeskonnale ja seal midagi läks katki, nii et need ei hoia väga hästi kinni. Te saate juba vaikselt tegutsema hakata, aga arvestage, et kui robot saab seda vastu, tuleb see lahti, see ei ole kõige parem.
Ja lahendus on tegelikult see, et just täna hommikul tuli mulle kiri, et Lego saatis välja kõik uued dual lock'id. Nii et need jõuavad lähipäevidel meie juurde, välja küsimus on lähipäevad, on ju, siis ma arvan nädala jooksul jõuavad need meieni ja me saadame need teile siis järgi, need, kes on väljakut tellinud. Need, kes nüüd väljakut tellivad, siis neile me anname uued dual lock'id ka selle väljaku kaasa. Et väljakut lahti ei tee, ma olen sinna kuidagi ümber. Et see on nüüd öeldud. Veebilehest rääkisin. Viimane asi on siis Remote Hub. Ehk siis First tegeleb sellega, et ta ütleb niimoodi, et ta on siis ka nagu minusugune realist. Tegeleb sellega, et füüsilised turniirid siis see aasta ja see hooaeg võivad ikkagi olla sellised väga-väga keerulised. Sest vaadates, ütleme siis meie ja Läti ja kes seal veel ikka Küpros ja Soome oli meil suht viimased, kellel siin asjad nagu hakkavad hapuks minema, teisel kõigil juba väga hapu. Et siis First on ka juba eos võtnud selle suuna, et me läheme plaaniga nagu füüsilise turniiri suunas, aga kõrval me töötame aktiivselt sellega, et saaksite teha need turniirid virtuaalselt. Ja selleks siis First tegeleb First Remote Hubiga, mis on eraldi keskkond. Huvitav on see, et see näeb päris sarnane välja meie keskkonnaga, mida te olete juba harjunud kasutama. Ehk seal on olemas meeskonna registreerimissüsteem, turniiride haldamine. Juures on siis see, et reaalselt saadetegi oma videod meile nii robotivoorudest kui ka teie esitusest. Ja siis võtakse aega ja antakse mingi ette tagasisidet, kuidas teil läks ja antakse ka punktid. Tegelikult me teeme need turniirid nagu põhimõtteliselt niimoodi virtuaalselt ära. Kas me teeme seda online'is, ehk saate meile kohe anda mingit tagasisidet, vaatame teie robotit või ikka teeme nii nagu ülemaailmast ja saadate meile oma videod ja nii edasi, et see on veel küsimärgi all. Et ma vaatan, kus meil ajaga on, et äkki ma jõuan teile korraks näidata seda keskkonda, kuigi see on veel täiesti toores. Meil lihtsalt antigi see mingi eelmine nädal, et vaadake lõhku ja katsetage. Ma tean, see on palju üldse puudu. Aga te teate, et see asi on tulemas ja ma olen kindlasti kursis, et kuidas meil läheb selle, kas me seda kasutame ja nii edasi. Et siuke asi. Ja enamus materjali läheb meil veebilehele ja nii edasi, et küsimuse peale välja veel, mis ma olen alati nõus vastama. Vist oli, ma arvan, oli viimane slaid see esialgu. Kasvus kohe vaatab. No okei, räägime selle asja ära. Et hooaja plaani ma ei ole siin kuupäeva pannud, aga ütleme siis, see on küsimärk, kas me näeme ikka näost näkku või virtuaalselt ajaplaani koha pealt, siis kui me saame füüsiliselt kokku, siis teeme samamoodi nagu eelmine aasta, eelmised hooajad, ehk siis jaanuar, veebruar on meil kvalifikatsioonid, märtsis finaal. Kui nii hästi ei lähe, siis ilmselt tuleb meil virtuaalturniir, mis tähendab seda, et me ei pane kellegi mingit konkreetseid ajapiirangud ette, et nii, et umbes, ma ei tea, sina pead enne jõule, enne kingituse kättesaamist meile videod ära saatma. Vaid ütlemegi, et näiteks, ma ei tea, veebruari keskpaik, kõik, kes tahavad osaleda virtuaalturniirid, peavad saatma oma videod meile, peavad saatma oma need asjad ja siis me anname tagasisidet. Ja sealt edasi vaatame, kas siis finaali saame teha või finaal on meil siis, ütleme, teise laine keskpunkte ja finaal jääb ka ära, et siis kas teeme selle nagu virtuaalselt või mitte. See on nagu küsimuste asi, et kuidas me läheb. Võtame nagu ülejäänud Eestigi üks päev korraga. Siis kohalikud seminarid, kuna elu läheb ikkagi hetkel selles suunas, et me teeme virtuaalseid üritusi, siis nagu eelmine aasta vist Liiatammas oli see initsiatiiv, kes leidis mingid eksperdid ja tegid nagu oma neid kohalikke seminare, siis ma arvan, et oleks päris äge, kui te teetegi, ise mõtlete, teete mingid eksperdid ja teete virtuaalselt neid asju, infot saab alati jagada läbi meie kontaktide, läbi listi, et kindlasti soovitan teha neid virtuaalseid enda kohalik seminari ka, et see hoiab nagu kõiki nii teie lapsi kui ülejäänud lapsi ja kogu seda kommuuni või kogukonda ka aktiivsena, et ei ole ainult see, et nüüd on meil ikka jama majas ja kunagi, ma ei tea, võib-olla Roman kuulutab mingi turniiri välja ja siis teeme midagi. Et need asjad ma kindlasti julgustan teha. Jätkuvalt me teeme veel FLL töötubasid, et need, kes tunnevad, et nagu tahaks omale kooli ikkagi kutsuda EV3 robotid ja mind ja võib-olla kedagi veel, et siis vastavalt nii nagu meil olukord lubab, et kas me siis tuleme või ei tule, aga kui meil on veel mõned töötoad teha, et me võib-olla saame ikkagi üle tulla, näidata, rääkida ja edasi, teeme FLL töötuba. Finaali koha pealt on täiesti must maa, et ei tea, kas me teeme, kuidas me teeme. Sama edasi pääsemisega. Ja Robotics on küsimärgiga. Geeniuse uudisteportaal tõdes juba, et Robotics Eesti, ehk siis väiksem üritus tuleb novembri lõpus. Et ma ise olen natukene skeptiline, aga vaatan, kuidas sellega läheb, et nii palju, kui ma olen Robotics inimestega rääkinud, siis kõigil on kopp ees.
kodus istumist, olgem ausad, nagu nii võib öelda. Et ikkagi lapsed tahavad ikkagi tulla välja näitama ja edasi, kindlasti on mingi riske. Et nad üritavad siis nagu vaadata vastu olukorrale, riske maandada, kui ikkagi antakse selged juhised, et robotski tule, siis lükkaks kõik asjad kevadest ja kui siis on veel ikkagi jamad, siis lähme edasi juba järgmise hooajaga. Et need on üks küsimärgi asjad. Aga järgmisel ma ilmselt aitab lobast minu puhul, et kui on küsimusi, julge küsige, kes julge chatti küsida, saatke e-mailida ja küsige seal üle.